Ma alustan ühe huvitava looga või õigemini kujutage ette, et ennast selles olukorras. Sa vestled ühe inimesega ja teemaks on siis kõiksugu mingid humanitaarvärgid, usuvabadused, inimõigused, et kus see siis tuleb ja mis see alus on. Ja siis sina, sa oled sihuke väga kirikuväärtustega inimene, ütled, et see on piibli baasil ja põhiasjad saame piiblis kätte. Ja siis see teine inimene ütleb, et ei, piibel on üks paha ja kole raamat. Seal on palju tapmist ja vägivalda ja siis ta tsiteerib sulle näiteks 5. Moosese raamatust peatükist 33, salmi 51. Tsitaat algab. Räägi Iisraeli lastega, ütle neile, kui te lähete üle Jordani Kaanani maale, siis ajage enest eest ära kõik maa elanikud ja purustage nende jumala kujud. Hävitage kõik nende valatud kujud ja tehke maa tasa nende ohvrikünkad. Võtke maa oma valdusesse ja asuge sinna, sest ma annan selle maa teile päranduseks. Või siis 5. Moosese raamatu peatükk 20, salm 16. Aga nende rahvaste linnades, keda issand su jumal annab sulle päris osaks, ära jätta elama ühtegi hingelist, vaid hävita sootuks hetid, emorlased, kaananlased, perislased, hiivlased ja jebuuslased, nõnda nagu issand su jumal sind on käskinud. Või siis 3. Moosese raamatust, peatükk 26, salmid 14-17. Aga kui te ei kuula mind ega tee kõigi nende käskude järgi, vaid hülgate mu määrused ja teie hinged põlgavad mu seadlusi, nõnda et ei tee kõigi mu käskude järgi, vaid tühistate mu lepingu, siis teen ka mina teiega sedasama ja saadan teie kallale ootamatu kohkumise, köhetustöve ja palaviku, mis kustutab silmad ja närib hinge ja te külvate ilmaaegu oma seemet, sest teie vaenlased söövad selle. Ja ma pööran oma palge teie vastu ja teie vaenlane lööb teid. Teie vihamehed hakkavad valitsema teie üle ja te põgenete isegi, kui keegi teid taga ei aja ja nii edasi. Ja neid koledaid tekste siis, neid on veel ja veel. Mis sa siis teed, kui sulle neid asju tsiteeritakse? Kus on siis see inimõigus, kui Jumal tuleb ja kohut mõistab ja platsi puhtaks teeb? Kus on see inimõigus, kui ta siin surmab, vähemalt nii nagu tekstis öeldub, surmab kellegi, sest et ta on seadust rikkunud? Kus on siis see usuvabadus, kui Jumal käsib hävitada ebajumalate kujud, kõiksugu ohvrikünkad ja need minema pühkida? Enne kui ma täpsemalt mingit vastust annan, siis tuleks vaadata üldist pilti. Need on konkreetsed tekstid, aga piibli puhul on väga lihtne teha see viga, et me võtame mingi ühe väikse isoleeritud kirjajupi ja teeme sellest mingi absoluutse kehtiva printsiibi ja ütleme, et kogu aeg on niimoodi. Sellised kurjad tekstid on need head näited. Sa võtad ühe väikese tekstikese, kus on räägitud tapmisest ja kohtumõistmisest ja sa arvadki, et nüüd on igal pool niimoodi. Ei ole mingit usuvabadust, ei ole mingit rahu, ei ole mingit inimõigusid, kogu piibel on kaanest kaaneni sellist kurja täis. See on esimene viga, mida tavaliselt tehakse. Kuid vaatame seda üldist pilti. Mis oleks need üldised alustõed, kuidas siis läheneda usuvabaduse teemadele ja inimõiguste teemadele piiblis? Mis on selline üldine teada-tuntud tõde, mille alusel vaadatakse, kui räägitakse inimõigustest? See on see, et inimene on loodud Jumala näo järgi. See on üldine tõdemus. Ja see tuleb ju loomulikult piiblist. Ja võiks ka natukene laiemalt öelda, et sellises Jumala maailmapildis, võime natuke teisi uskusi ka vaadata, aga maailmavaate, mis tunnistavad, et inimene on loodud kellegi poolt, on mingisugune kõrgem vägi, siis seal juba on mingisugune raamistik, mingi alus, mis saab öelda, et järelikult inimeses on midagi muud. Tal on mingisugune väärtus, mis on talle omistatud kellegi teise poolt. See ei ole kuidagi kokku lepitud inimeste endi poolt, vaid see on talle antud. Naturalistlik maailmavaade, seal ei ole sul mingit väärtust antud, see peab ise selle kokku leppima. Aga oht on selles, et kui ise see kokku lepitakse, siis võib tulla keegi tugevam ja kuri, kes lepib kokku, et see ei ole midagi väärt. Ja ajalugu on neid näiteid täis. Igatahes see alustekst piiblis vähemalt, siis Jumala näolisuse jaoks on 1. Moosese raamat peatükk 1, salm 26. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks, et nad valitseksid kalad üle meres, lindude üle taeval ja loomad üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta lõi tema meheks ja naiseks. Kõige üldisem tekst, et Jumal on inimese loonud ja ta on loonud tema Jumala näoliseks.
Seda sa naturalistlikus maailmapildis seletada ei saa. See Jumala näolisus, seda võib ka sõnastada, et inimene on Jumala pilt või kuju või peegeldus siia füüsilisse maailma, esindaja. Inglise keeles öeldakse ka sellist asja nagu spark of divinity, et inimesel on see väikene jumalik säde sees. Loomadel seda ei ole. Sinu koer on nunnu, aga ta ei peegelda Jumalat silma. Sinu hamster võib ka päris naljakas olla, aga ta ei ole Jumala esindaja. Jumal on öelnud, et inimene on minu esindaja. Ja need ideed põhjendavad ka, et miks meil on selline, kuidas öelda, selline sisemine taju või tunnetus, et inimeses on midagi enamat, ta ei ole lihtsalt aatomite mass. Sa võid olla ükskõik kui nihilistlik, kui sa näed tänaval laipa, inimese laipa, siis sinu seest käib mingi jõnks läbi ja ütleb, et see on inimene. Seal oli elu ja seda enam ei ole. See tunnistab, et me tajume, et inimeses on mingisugune kõrgem väärtus, mida ei saa niisama seletada. Ja Piibel kirjeldab seda ideed juba 2000 aastat. Ja minu jaoks kinnitab see, et inimene on väärtuslik mingis osas. Ka seda, et Jumal pakub meile andestust ja lunastust, lepitust. Ta lihtsalt ei jäta meid niisama, ta ütleb, tehke, mis tahate, mingi üks bioloogiline mass kõik on. Vaid ta hoolib inimesest. Ma ei ütleks nüüd seda, et inimeses on kuidagi iseeneses mingisugune selline super asi, et Jumal vaatab, et oi, ma tahaks ka endale seda. Vaid et ta on teadvustanud, vähemalt Jumal, et inimene on hinnaline, ta on väärtuslik ja ma tahan teda hoida ja toetada. Inimelu on püha. Ja seepärast on Moose seaduses ka tugevad käsud, mis kinnitavad elu pühadust. Ja kui elu on püha, siis sa ei saa niisama seda võtta. Sa ei saa niisama kellegile kurja teha ja öelda, et pole midagi juhtu, ma lähen oma eluga edasi. Ma loen ka ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonist mõned laused. Ja kui me nüüd võtame siis selle arusaama, mis Piiblis on, see üldine arusaam, et inimelu on püha, seal on midagi rohkemat, siis me näeme, kuidas need artiklid võtavad sealt seda sisu. Artikkel 1. Kõik inimesed sünnivad vabadena ja võrdsetena oma väärikuselt ja õiguselt. Neile on antud mõistus ja südametunnistus ja nende suhtumist üksteisesse peab kandma vendluse vaim. Ilus lause. Ja kui tähelepanelikult pühakirja lugeda, siis me näeme, et see idee kumab ka sealt välja. Näiteks Moosese seaduses, tavaliselt vaadatakse sinna, et see on üks kuri asi. Ta paneb väga suurt rõhku sellele, et ära tee kurja võõramaalasele. Sa ise olid ori Egiptuses, seepärast ole ka lahke nende vastu, kes sinu maalt läbi tulevad. Sisuliselt kohtle neid vennalikult. Või artikkel 2. Igal inimesel peavad olema kõik käesoleva deklaratsiooniga välja kuulutatud õigused ja vabadused, olenemata rassist, nahavärvusest, soost, usulisest, poliitilistest või muudest veendumustest, rahvuslikust või sotsiaalsest päritolust, varanduslikust, seisuslikust või muust seisundist. Lisaks sellele ei tohi inimeste vahel vahet teha riigi või territooriumi, poliitilise, õigusliku või rahvusvahelise seisundi põhjal. Olemata sellest, kas territoorium, mille kodanik ollakse, on sõltumatu, hooldusalune või mõnel muul viisil oma suveräänsusest piiratud. Sisu on selles, et iga inimene on võrdne. Ei saa öelda, et üks on natukene rohkem. Me ei räägi siin füüsilisest võimekusest või intelligentsist, lihtsalt inimväärikusest, inimese elu väärtusest. See hädine, nõrk inimene on sama väärt elama kui see tugev, tark, rammu täis meesterahvas. Ja see taju tulebki meile sellest, et me oleme Jumala näolised ja Jumal on meie looja. Muidugi seal ülddeklaratsioonis on ka veel teisi sätteid, ma ei hakka seda kõik ette lugema, see on kuskil 30 artiklit pikk vist. Saate Google'iga selle ilusti üles leida, aga seal räägitakse orjapidamisest, selle vastu õigemini abiellumisõigusest, tööst, puhkumisest ja nii edasi. See ampluaa on lai. Kui nüüd minna jälle Piiblisse tagasi, siis tänapäeval on Piiblit väga kerge hukkamist, sest me loeme seda selliste modernse inimeste prillidega. Ja me vaatame kõike läbi selliste individuaalse õiguse ja heaolu põhjal. Me tahame Piiblit hukka mõista sellepärast, et seal näiteks räägib orjandusest.
Piiblis on seadusi, mis, vähemalt Vanas Testamendis, mis reguleerivad orjandust. Ja siis on kohe appikene, mis see seal teeb. Kas nad polegi valgustatud inimesed siis? Kuidas vaadelda piibli neid raskemaid kohti? Piibel on kirjutatud kindlas ajaloolises ja kultuurilises kontekstis. Piibel on küll Jumala poolt inspireeritud, aga see ei eemalda kohe seda inimlikku tahku sealt küljest. Üks niisugune naljakas võrdum, mida ma olen vahel siin mõnele rääkinud, on see, et kui näiteks tänapäeval Jumal inspireeriks siis inimesi ja seadust ja kõike, siis ma olen enam kui kindel, et seal oleks seadus telefonide kasutamise kohta. Või seadus, kuidas arvutit kasutada. Ja siis läheb paar tuhat aastat mööda, inimesed loevad seda ja kratsivad kukalt, mis asja me nüüd sellega peale hakkame. Ja umbes sellise pilguga meie vaatame ka tagasi piibliaegade lugudesse. Seal on seadused sünnitajate kohta, mingisugune loomade kohta ja me kratsime kukalt ja mis me sellega peale hakkame. Aga sellise maailm, milles nad elasid. Need olid need probleemid, mis neil igapäevaeludes olid. Ja seepärast sul oli vaja seadusi, mis reguleeriksid neid valdkondi. See on väga loogiline. Ja Jumal hoolib ka nendest lihtsatest detailidest. Aga tuleb tunda ka seda tolleaegset maailma ja see, mis kultuuris need inimesed elasid. Ja huvitav on ju see, et isegi kui piibli lood siis on tekkinud maailma ajalukku sellises primitiivses, kaugel, ütleme isegi barbaarses kultuuris, millegi pärast on sealt ikkagi tulnud esile see idee, et ühest küljest me oleme kõik võrdsed. Üks inimene ei ole lihtsalt teisest parem. Ei saa võtta nii, et meie oma hõim ja me oleme kõik ülejäänud mättasse ja me saame ise siin paradiisis olla. Sealt tuli selline üldine idee, tuleb olla armastav. Ka see tuleb Moosese seadusest välja. Kuidas aga usuvabadusse suhtuda, kui mõelda nende kurjade tekstide peale, et minge lammutage pahad künkad ja lööge maha kõik, kus usuvabadus seal on. See tundub meile jälle nii veider, kauge kontseptsioon, et kuidas te ei saa usuvabaduse peale mõelda. Kas piiblis on tekste, mis otseselt räägivad usuvabadusest? Ei ole. Esiteks seetõttu, et kui natuke inimkonna ajalugu vaadata, siis millal tekkis usuvabaduse mõiste? Alles paarsada aastat tagasi. Ehk siis see on väga-väga modernne kontseptsioon. Meie jaoks see on iseenesest mõistetav ja meie jaoks on veider, kui on inimesi, kes kuidagi ei mõtle niimoodi. Terve inimkonna ajalugu on täis seda, et kui sa oled mingi rahvus, siis sa pead esindama mingisugust vaimset jumalat või mingisugust olendit või midagi üleloomulikku. Või kui sa oled mingil territooriumil, siis sa oled mingisuguse väikse tähega jumala territooriumil. Ei ole nii, et tee, mis sa tahad. Vaid kui sa tead, et kui ma olen sellel pinnal, siin valitseb keegi teine. Siis see teeb midagi meie mõtlemisega. Aga tänapäeva inimene, ta ei mõtle usust ja jumalast niimoodi. Ta mõtleb, et see on sinu isiklik asi, mis sa teed sellega. Kas on või ei ole? On, vahet pole. Sinu enda asi, usu mida tahad, nii kuidas tahad, kõik. Kui me ka pealiskaudselt piiblit loeme, siis meil võib ka jääda mulje, et sealt pole kuidagi võimalik üldsegi leida mingit usuvabaduse printsiipi. Et me peamegi nagu siis kristlastena suruma peale enda usku või mis iganes maailmavaate esindajas oled, seda tuleb vägisi peale suruda. Kui me ka vaatame sellist uue testamentlikut pilti, kuidas kogudus kasvas, kuidas usk levima hakkas, siis kas seal oli sellist kultuurilist imperialismi taga? Et nüüd me saime valgustatud, me ajame armee kokku ja meie rajame enda kuningriigi. Ei ole olnud niimoodi. Esimesed 300 aastat kristlasi peksti, kiusati, tapeti. Ja siis mina kratsin vahel kukalt ja mõtlen, et aga miks nad lasid seda teha endale? Kui selline üldine arusaam oleks see, et meil on nüüd tõde käes, meie peame seda peale suruma teistele, mööga või tulega või tuleriitudega, mis iganes. Meil rahvast on, sest me loeme piiblist, et pöördujaid oli palju. Ajame nüüd armee kokku.
ja hakkame tööle. Aga millegipärast seda ei tehtud. Need inimesed elasid selles maailmas edasi, rahumeelselt. Vähemalt esimesed 300 aastat, pärast seda see on juba kirikuajaloos teine teema. Inimesed elasid rahulikult ühiskonnas. Rääkisid seal, kus rääkida sai. Turgudel, kodudes. Ja usk levis. Sellepärast öeldi ka kristlaste kohta või kristluse kohta, et see oli niisuguse vaese mehe usk. Jõukad väga ei tahtnud pöörduda, see oli niisugune lihtne inimese asi. Turul räägitakse, kuuled, võtad vastu, kes ei võta vastu. Ka niimoodi ta kandus edasi. Ja kui me nüüd hakkame mõtlema, et mis need põhimõtted on, mis neid inimesi kandsid, siis Uues Testamendis tuleb ju midagi väga selget välja ühiskonna suhtes. Kristlane ei peaks olema see, kes hakkab revolutsiooni tekitama. Läheb nüüd Toompeale, ütleb, et niimoodi, ma võidan selle riigi Kristusele. Lööme presidendi maha ja näitame presidendi pead seal üle ja nii, näed, see ilmalik president on nüüd maha löödud ja nüüd on siin kristlik kuningriik, armastame oma ligimest. Ei olnud niimoodi. Kui Paulus ütles, et alistuge oma allujatele, valitsejatele, elage rahumeelselt selles ühiskonnas, siis ta kirjutas seda hetkel, mil kristlasi taga kiusati Nero valitsuse ajal. Sel hetkel, kui valitsus näitas põhimõtteliselt siis püssiga kristlaste poole, ütles, et me laseme neid maha. Paulus ütles, et elage rahumeelselt ühiskonnas. Olge rahulikult. Ja alistuge enda valitsejatele. See ei tähenda, et sa teed kõike, mida valitsus tahab, aga sa ei hakka ebavajalikku mässu tekitama. Vaid sa hoiad rahu nii palju, kui sa saad. Uus Testament õpetab seda. Sa elad oma elu ja sa ei hakka vägisend usku peale suruma. Ja ka Peetrus ütleb, et olge valmis kostma selle lootuse eest, mis teis on, kui teie käest küsitakse. Ja see laiem kontekst peegeldab ka seda, et sa elad rahumeelselt oma usuelu. Ja kui inimesed küsivad selle kohta, et kuule, kes sa oled? Mida sa usud? Mis sa arvad? Miks sa teed nii? Siis sa saad öelda, et ma olen kristlane. Ma järgin Jeesust ja nii edasi. Sa vastad rahumeelselt, kui inimene küsib. See lähedale nina all lõõrum, et tead, muidugi avalikku kuulutust on ka vaja, seda peab ka oskama teha või teadvustada. Aga see üldisem point on selles, et ela rahumeelselt, hoia rahu, ära hakka ebavajalike konflikte tekitama ja kui sinu käest päritakse, siis ole valmis aru andma selle lootuse eest, mis on sinu sees. Ja ka Jeesus ütles, et kristlane peab elama maailmas. No ja seal kontekstis maailm on kuri paik. Ta peab elama selles kurjas paigas ja olema seal valguseks. Ta ei tule sealt ära, isoleeritud kogukonda. Ta ei tee enda kristliku impeeriumi, kus teisi pole vaja. Kirikuajaloos oli niisugune liikumine nagu anabaptistid ja ma ei taha nüüd otseselt hukka mõista, aga see on üks aspekt, millega ma ei nõustu. Näiteks nemad tegidki seda. Nad läksid siis väga isoleeritud kogukonda, ütlesid, et meie usued, usuvennad, me ei taha roojastada ennast selle maailmaga, mis ümberringi on, ja meie hoiame oma ette. No mingil mõttes nad tegid sellised isoleeritud kogukonnad. Nende kontekstis võib-olla neil omad põhjendused, aga vähemalt nii palju, kui mina Uut Testamenti loen, ma ei saa selle ideega nõustuda. Ei saa ennast täielikult ära eraldada, tuleb elada selles maailmas edasi. Jeesuse sõnad. Ja kui mõelda ka nüüd lunastusest, nii nagu Piibel sellest räägib, kuidas siis saada õigeks, Jumalaga rahu, päästetud, kõik need sõnad, siis Uus Testament räägib usust. Tuleb uskuda. Ei ole nii, et sa elad nii hästi kui võimalik ja siis sa loodad, et äkki läheb täppi. Äkki mul elu lõpus veab. Sa usud, sa loodad Jumala peale. Meie teod ei määra, kas me saame õigeks või mitte, see on usk. Ja mitte intellektuaalne faktide teadvustamine, usk Uues Testamendis on lootus. Sa loodad Jumala peale, sa loodad, et tema on piisav, et sind päästa, et sinule armu anda. Ja selle tabas 17. sajandil ära Thomas Helwys, niisugune mees. Teda saab nimetada ka vist üheks esimeseks baptistiks, kui nii öelda. Ja see periood, see oli väga verine periood kristlikus ajaloos. See oli pärast reformatsiooni, protestandid peksid katoliiklasi, katoliiklased peksid protestante, anabaptistid said kõigi eest peksa. Ja siis hakkasid baptistid tulema, kes seda anglikaanide käest peksa, läksid ära Hollandisse ja lõpuks neid Hollandis ka ei meeldinud.
ja Elvis läks tagasi Inglismaale ja siis oli oht, et ta pandi vangi vist, ma ei mäleta, kuidas see narratiiv täpselt oli. Aga ta põhimõtteliselt kirjutas kuningale väga kurja, kuid ilusa kirja, kus ta jutumärkides siis manitses kuningat. Sest Inglismaa kuningas tahtis ju kehtestada siis anglikaani seda konfessiooni või liikumist. Ja teised ei tohi uskuda nii, nagu nad tahavad. Ja siis Elvis kirja sisu oli selles, et kuningas ei saa käskida kellelgi uskuda. See ei ole kuninga business. See, mida inimene usub, see on tema ja Jumala vaheline business. Kuningas valitseb ühiskonda, ta hoiab korda, aga see, mis inimese ja Jumala vahel toimub, kuningas ei saa sellesse sekkuda. See ei ole tema asi. Ja siis põhimõtteliselt, jällegi ma parafraseerin seda, te võite guugeldada kusjuures. Thomas Elvis siuke kirjutis The Character of the Beast inglise keeles. The Character of the Beast. See on selline väikene ingliskeelne kokkuvõte tema sellistest usulistest seisukohtadest ja seal on ka usuvabaduse ideed sees. Või siis Thomas Elvis Letter to King midagi, võite sellest ka leida. Ja seal parafraseeritud lõpetades ta kuidagi ütleb, et olgu inimesed, hereetikud, mis iganes ebamoraalsed tegelased, kuningas ei saa sundida neid uskuma. Parafraseeritult. Ja muidugi selle eest Elvis pandi vangi ja vangis ta ka suri. Kui nüüd minna tagasi nendesse rasketesse kirjakohtadesse, mis piiblis on, et seda case'i me saame teha, et üldine põhimõte piiblis on, et inimene on võrdne, ta on eriline, temas on väärtus, elu tuleb hoida, elu on püha. Ja ka see, et me ei saa forsseerida kuidagi usku või religiooni kellegile peale, me ei osa rahumeelselt elada, olla eluga, käitumisega eeskujuks ja lõplikult lihtsalt loota Jumala peale. Need ideed tulevad välja, aga on ikkagi neid raskeid kirjakohti, mida ma lugesin. Et minge tapke. Mis nendega peale hakata? Esiteks see, et nendel tekstidel on tegelikult väga konkreetne religioosne kontekst. Ja tuleb ka uurida nende keelt. Ma olen süsteemsemalt uurimas Vana Testamenti. Ja kui me loeme enda selliste modernse inimeste prillidega, siis see keelekasutus on ka meie jaoks nii võõras. Aga kirjanduslikult Vanas Testamendis tol ajal oli tavaline öelda, et kui sa olid konfliktis mingi rahvaga ja võitsid, siis öeldi, et me tapsime kõik ära. Maatasa tegime, nad purustasime niimoodi, et neist ei jäänud midagi alles. Toome näite. Lähme jalgpalli mängima. Ja siis sa võidad. Ja siis sa räägid, et me purustasime selle vastasmeeskonna. Me lõime nad nii mättesse, kui vähegi mättesse ei anda. Neist ei jäänud mitte midagi alles. Nad surid seal maas. Kas ma hakkan politseisse helistama või? Ei, ma saan väga hästi aru, millest sa räägid. Ja Lähis-Idas tol ajal see oli tavaline kõnepruuk. Kui sa läksid kuskile lahingusse, isegi kui sa kaotasid, siis oli väga tavaline öelda, et ma läksin ja ma lõin kõik maha. Ma nüüd ei väida, et see kuidagi lükkab kohe ajaloo ümber, et seal polnud mingisugust tapmist või midagi rasket, aga seda tuleb meeles pidada. Kirjanduslikult see on oluline. Teine on ka siis see oluline religioosne kontekst kogu selle vallutusel. Kui tähelepanelikult lugeda siis Kaananimaa vallutuse narratiivi, siis seal ei tule välja seda, et seal oleks kuidagi sellist genotsiidi tehtud. Et lihtsalt lähed ja diskrimineerimata tapad kõik ära. Näed, et inimesed jooksevad, no saadad raketid peale ja lööd puruks kõik. Ei ole niimoodi olnud. Ja ka see heebrea keel, see on väga laialdane. Ja see üldisem põhimõte, mille mina olen kaasa võtnud, on see, et eesmärk ei olnud mitte inimesi ära tappa, diskrimineerimata, vaid lõpetada nende religioosne tegevus, sest see oli täis nii palju kurja ja kahju. Ja ka juba esimeses Moosese raamatus Jumal andis ju Abrahamile teada, et sinu soo, sinu järeltulijad, te saate selle maa, kus sa praegu oled. Aga ma ei saa seda praegu teie kätte anda, sest emorlaste süü pole senini veel täis saanud. Ja läks 400 aastat mööda. 400 aastat need rahvad seal tegutsesid ja tapsid ja ohverdasid. Ja siis lõpuks oli aeg täis. Jumal ajas need rahvad välja, see oli kohtumõistmise otsus. Aga seal ei olnud genotsiidi. Kui sa loed ka piibli narratiivida, siis sa loed nendest teistest rahvastest, kes on alles. Halloo,
kuidas nad saavad alles olla, kui nad paar peatükki tagasi kõik purustati, hävitati, lõmastati, niimoodi, et mitte midagi pole neist alles jäänud. Tuleb mõista seda konteksti. Ja ka see teine kontekst, vallutustel. Kuidas sõnastab Joosua siis Kaananimaa vallutuse? Kui ta sõnastas siis selle vallutuse või tegi selle kokkuvõtte sellest vallutusretkest, siis ta ütles, et anaklasi enam ei ole, anaklased on kadunud. Joosua 11:21–23. Ehk siis Joosua, kes oli tol hetkel siis Iisraeli juht, tema sõnastas Kaananimaa vallutuse selliselt, et anaklased olid minema aetud. Mingi üks spetsiifiline rahvus, anaklased, ja nüüd küsis, mis värk nendega oli? Kes need anaklased nii väga olid siis? Ja kui teed natukene sügavamat uuringut, siis sa näed, kuidas vähemalt teoloogiliselt lähevad anaklased tagasi esimese Moosese raamatu algusesse peatükki 6, kus Jumala pojad tulid alla inimeste ja tütarde juurde, et saada lapsi ja sündisid Nefilim. Ja juutlik teoloogia näeb, et anaklased on mingit moodi kas Nefilimide järeltulijad või seotud. See ei ole oluline, see teaduslik pool. See sisu on seal oluline. See, et see rahvus mingis osas sümboliseeris väga tugevat Jumala rahva vastu opositsiooni. Selgelt Jumala vastu, selgelt Iisraeli vastu, selgelt tõe vastu. See on see religioosne kontekst, see on see teoloogiline sisu seal taga. Ja ma usun, et ka seepärast oli vaja need rahvad minema ajada sealt maa pealt. Neid argumente on veelgi, aga see ei ole tänane teema, et süsteemselt lahti seletada. Kuid need on mõned olulised mõtted, mismoodi läheneda. Vaatame täpselt, mis need tekstid räägivad, mis on see reaalne kontekst ja siis küsida, mida see tähendab. Jätame meelde ka selle üldise pildi. See, et üldiselt piibel annab meile need alused. Kokkuvõttes siis piibli õpetus ja teoloogia on tegelikult see, mis annabki meile aluse inimõiguste usuvabaduse jaoks. Alus on selleks, et inimene on loodud Jumala näo järgi, temas on väärtus, oluline sisu. On kõrgemal loomadest. Inimelu on püha ja seda tuleb hoida. Ja ka Jumala kuningriik ise, kui me siis Uue Testamendi keeles sellest rohkem mõtleme. Siis Uus Testament räägib sellest kui vaimsest kuningriigist, mis praegu kasvab ja levib. Aga võiks öelda, et mina olen Jumala riigi kodanik. Aga see ei tähenda, et ma ei ole enam Eesti Vabariigi kodanik. Mul on topeltkodakondsus, näen siin. Mul on vaimne pass ristimises. Saaremaal ristimisvannis võite laipa vaatama minna, kui te näete vaimusilmades seda. Aga Jumala kuningriik on vaimne kuningriik, vähemalt praegu. Siis me ei saa selliselt ühiskondlikult käituda, nagu me käitume näiteks füüsilises Eesti Vabariigis. Ja kehtestada sellist kristlikku imperialismi. Me ei osa jääda siia maailma elama, pidada rahu, olla kannatlikud ja usaldada Jumalat. Aamen. Teeme väikse palve, laulame ja kui on lauldud, siis tulevad juba järgmised põnevad teated. Isa, me täname, et sinus on kõik tõde, sa oled meile jätnud oma sõna. Me saame seda uurida ja sellest elu ammutada. Palun, et sa suunaksid ka meie mõistmist, kui me ei saa sellest aru ja kui on ka neid raskeid lugusid, kirjakohti, siis seleta neid ka meile lahti, juhata erinevaid inimesi, kes oskaksid meile seletada ja kingi meie südametesse rahu kõikides nendes asjades. Ma palun, et sa muudaksid meid kõiki selliselt, vormiksid meid, et me oleksime rahutoojad, rahu tekitajad, rahu kuulutajad, aga et me kuulutaksime ka sind. Et Jeesus, sinu nimes on võit, vägi ja sinu nimes on pääste. Aitäh sulle, et sa oled seda meile näidanud ja me oleme saanud selle vastu võtta. Aitäh sulle, et on armuaeg ja seda saab vastu võtta. Aamen.